Tere tulemast Kotkajärve Metsaülikooli esimesele tegevusele nädalapikkusel üritusel. Kui me oleksime praegu Kotkajärvel, mida me loodame olla järgmisel suvel, siis need, kes on varem käinud, teavad, et me oleksime hommikul ärganud linnulaulule, näinud kõrgeid põlismetsa puulatvasid kõikumas vaikse tuule käes. Ja kui me oleksime otsustanud varem järve juurest mööda jalutada või isegi vette hüpata, siis me oleksime näinud päikese sillerdust vee peal ja mõni õnneseen oleks näinud järvel kaugemal eemal kauri vette sukeldamist. Nagu on viimasel ajal Kanadas ja mujal tavaks, teen teatavaks, et Kotkajärve tegevus Muskokas toimub traditsioonilisel Anishinaabe territooriumil, mis hõlmab Ojibwe, Odawa ja Potawatomi rahvaid, mis on ühiselt tuntud kui Kolme Tule konföderatsioon. Ja sellega ma kuulutangi virtuaalse MÜ nädala avatuks. Ma tänan kohe alguses terve rida inimesi MÜ juhtkonnas, Gabi Lokk, kes on administratiivne juht ja MÜ klassikaliste loengute digitaliseerimisprojekti eestvedaja. Suur tänu, Gabi. Ja suur tänu terve rida inimestele, kelleta MÜd ei oleks. Loetlen Viive Tork, Sirje Kiin, Inga Eikenbaum, Helge Kurm, Tauno Mölder, Peuro Tamm, Elle Palumäe, Riina Kindlam, Ingrid Sepp-Jaenes, Toomas Merilo, Robert Hiis, Olev Trass, Ingvar Liitoja, Võõbe Liitoja ja tehniline abi virtuaalse MÜ 21 läbiviimisel Rasmus Ratas. Tuletan meelde, et MÜ on nädalaajaline tegevus. Kava on MÜ 21 veebilehel, tähendab www.eesti.ca/MU21. Täna õhtul kell 7 Toronto aja järgi on meil näidata Urve Karuksi luule lugemisvideo, mida tehti 2015. aastal Kotkajärve paadisillal. Homme kell 12 lõuna Toronto aja järgi on meil Wikipedia töötuba algajatele, mida viivad läbi Ivo Kruusamägi ja Indrek Park. Nad annavad teile Wikilehed prooviks kätte ja kui teil on mõni tore JPEG foto Kotkajärvest, varuge foto selleks ajaks. Jällegist MÜ 21 info on veebilehel. Mainin veel ka, et reedel Ardo Hanssoni loeng aastast 1994, mida ta ise pärast kommenteerib, saab olema videovormis. Teise klassikaloengud on audiosalvestused. Toomas Merilo, kes filmis Ardo loengud kõik need aastad tagasi, kenasti võttis ka saalis olevad inimesed peale, nii et saab olema huvitav näha hulga tuttavaid nägusid 27 aastat varem. Ma mainin ka, et olete teretulnud esitama küsimusi chatis ja Q&As, meil on ka võidud loosida hiljem. Ma annan nüüd sõna Gabi Lokkile, kes lühidalt kirjeldab MÜ varasemate loengute digitaliseerimise projekti ja kuidas te saate neid loenguid pärast kuulata. Gabi, sul on sõna. Ma tahan öelda, et see virtuaalne Metsaülikool 2021 algas väga lihtsa mõttega, et me võimaldame publikul kuulata umbes 100 Metsaülikooli loengut, mis meil salvestatud. Selleks nädalaks oleme valinud iga päev teemade kaupa käputäis loengut. Näiteks tänane teema on muusika ja siit leiate valik loenguid, mida saate endal sobival ajal kuulata. Septembris peaks olema 100 loengut teile saadaval. Ja kuidas te neid loengud leiate, ma lootsin, et te näete, kas te näete selle tere tulemast virtuaalsesse Gabi, sul on nüüd share screen Metsaülikooli on üleval paremal. Okei, on MÜ klassika ja kui te sellele klikate, siis tulevad näiteks tänane teema on muusika. Klikata muusika Gabile ja siin on
neli loengut muusikateemalised, mida te võite omal vabal ajal kuulata. Roman Toid, Juhan Kurikut, Taavo Virkhausi ja Ando Kivibergi. Nagu ma nimetasin, peaks septembrikuus olema saadama teile 100 loengut. Palun, Viive või Maimu edasi. Aitäh, Käbi. Ja mina üks hetk vaatan kohe, mul on siin üks asi lahti, mida ma pean kinni saama. Ja ma lootsin, et tehniline abi aitaks mind, aga ma vist saan asjaga pihta. Okei, nüüd aitäh, Käbi, selle sissejuhatuse eest. Ja me oleme jõudnud nüüd sellisesse punkti, et meil on hea meel öelda tere tulemast Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavastile, kes nõustus tulema meile rääkima natukene instituudi tegevusest ja viima läbi lõbusa viktoriini. Ma annan sõna edasi Arvi Tavastile. Palun. Tere, aitäh siia esinema kutsumast. On hea meel siin olla ja on hea meel, et selline Metsaülikool toimub ja et selline seltskond on olemas. Räägin siis päris lühidalt EKI-st, et mis asutus see selline on ja mis me teeme ja siis teeme viktoriini. EKI on riigi teadus- ja arendusasutus, mille eesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Täitsa põhiseaduslik eesmärk. Ja kuidas me seda teeme? Meie praegune mõte on niisugune, et meie praegune suhtumine keelesse on see, et eesti keel on äge. Eesti keel on midagi toredat, eesti keel on midagi, mille üle rõõmustada, midagi, mille üle uhke olla, midagi, mille vastu huvi tunda. Et see ei ole niivõrd muretsemise objekt, et sureb varsti välja ja inglise keel võtab varsti üle. Ja parem mõtleme positiivselt, mõtleme, et eesti keelega on tore tegeleda, eesti keelt on tore rääkida. Sama mõte on ilmselt ju ka Metsaülikoolil, et teeme seda ju sellepärast, et see on kuidagimoodi tore ja meeldib meile. Lisaks sellele, et eesti keel on kuidagi tore ja tähelepanuväärne ja uurimisväärne, on inimkeel kui niisugune paljude inimeste jaoks uurimisväärne ja ka EKIs on need inimesi, keeleteadlasi, kes uurivad, missugune see keel on ja miks ta niimoodi töötab. Seal on mõned täitsa niisugused huvitavad olukorrad, näiteks see, kui öelda midagi täiesti vigast, kas siis selle konkreetse keele mõttes vigast või üldse vigast, näiteks kui telefoni kanali müra segab ära või ma ei tea, tuletõrjeauto sõidab mööda ja vastuvõtja ei kuule mitte kõike, mida see kõneleja ütles, aga sellegipoolest mõistab kõike. Et kuidas see võimalik on? Kuidas inimkeel on nii toredasti töökindel, kuidas ta saab hakkama nii mitmekesistes olukordades ja kuidas ta täidab kõiki neid eesmärke, mida inimesed talle panevad või neid vajadusi, mida inimesed tema abil täita üritavad. Aga teistpidi samamoodi on täiesti huvitav uurimise objekt, mismoodi on võimalik, et täiesti grammatilist, keeleliselt korrektset lauset on võimalik mõista valesti. Mismoodi see mõistmine siis toimub, mismoodi see keeleline suhtlus toimub, kui on niimoodi, et üks täiesti tavaline eestikeelne lause ja eri inimesed mõistavad seda eri viisil. Eriti niimoodi, et kõneleja ja kuulaja mõistavad seda eri viisil. See on ju täiesti tavaline olukord, millega olete ilmselt kohtunud täitsa igapäevaste asjade juures, et üks ütleb midagi, teine siis väljendab oma arusaamist ja esimene ütleb selle peale, et ei, ma ei mõelnud üldse mitte seda.
kõiki selliseid asju üritame uurida, üritame neid aluseks võtta oma muude tegevuste juures ja mis need muud tegevused siis on. EKI-t tuntakse kõige rohkem keelenõu ja sõnastike järgi. Et meie käest saab infot selle kohta, et missugune eesti keel on. Tänapäeval üha rohkem ka muude keelte kohta võiks isegi öelda, et me ei ole mitte Eesti Keele Instituut, vaid Eesti Keelte Instituut, sest on olemas ka näiteks Eesti viipekeel, millega nüüd samamoodi oleme otsapidi hakanud kokku puutuma, muuhulgas viipekeele sõnastike teemal, koostöö viipekeele inimestega, kurtide ühinguga. Nii et kõigi nende keelte kohta, samuti murrete kohta, sugulaskeelte kohta ja niisuguste olulisemana, mingil põhjusel olulisemana tunduvate võõrkeelte kohta. Vene keel on meil siin pikalt oluline olnud, muuhulgas sellepärast, et meil on hulgaliselt eesti keele õpetamise vajadust inimestele, kelle emakeel on vene keel. Aga tänapäeval üsna palju inglise keel, samuti prantsuse on praegu sõnastiku koostamise mõttes aktiivne ja väiksemaid samasuguseid samamoodi. Keelenõu pakume telefoni ja igasuguste elektrooniliste kanalite kaudu. Seda saate ka teie küsida, juhul kui peaks tarvis minema eesti keele alast keelenõu. Ja tasapisi üritame need kanalid, ehk siis sõnastikud kui kanal, kus kõigepealt leksikograaf ütleb midagi ja alles siis lugejad loevad. Ja keelenõu, mis töötab vastupidi, et kõigepealt inimene küsib midagi, alles siis see keeleteadlane vastab. Üritame need niimoodi kokku panna, et nende vahelt see niisugune põhimõtteline erinevus kaoks ära. Et inimesel on vaja ju vastust oma keelelisele küsimusele ja teda tegelikult ei huvita, kas see vastus juba on sõnastikus olemas või mitte. Ta tahab lihtsalt vastust saada. Ja üritame jõuda sinna, et ta saab esitada selle küsimuse ja kui ta siis leiab sõnastikust vastuse, siis on hästi, siis ta saab selle kohe. Samuti, kui ta leiab selle vastuse varem esitatud küsimuste hulgast või mingite arutelude hulgast või ka sõnastiku artikli kommentaaride hulgast, siis ta leiab selle sealt ja kui ei leia, siis see läheb edasi inimesele vastata keelenõusüsteemi. Lisaks nendele tegeleme, üks suur valdkond on keeletehnoloogia. Me oleme juba palju aastaid tegelenud sellega, et arendanud eesti kõnesünteesi. See on siis tekst kõneks, kus kirjalik tekst muudetakse eestikeelseks kõneks. Ja lisaks sellele nüüd uuem tegevus on see, et koordineerime keeletehnoloogia riiklikku programmi, mis tähendab, et üritame tasapisi jõuda selleni või kasvada selleni, et koordineerida kogu eesti keele tehnoloogia alast tegevust. Teada, kus mis toimub, vahendada rahastuse võimalusi, koordineerida tegevust niimoodi, et dubleerimist väga ei oleks ja samuti, et tegijad saaksid üksteise tulemusi hästi, võimalikult hästi ära kasutada. Ja ühtlasi siis tutvustame selle tegevuse tulemusi võimalikele rakendajatele ja kasutajatele. Koolitustega oleme tegelenud kogu aeg, aga nüüd üritame ka seda tegevust süstematiseerida. Oleme teinud koolituskeskuse, kust saab siis kas registreeruda avalikele kursustele või tellida oma kursusi oma asutusse näiteks. Ja peale selle on üsna mitmesuguseid teadusega tegelevaid uurimisrühmi. Nii juba mainitud valdkondades, näiteks leksikograafias on samuti teadustegevus olemas, aga ka üsna teistsugustes valdkondades, nagu näiteks keeleajalugu, piiblitõlge, murded
ja muud sellised. Nüüd see viktoriin, kuhu kohe jõuame, on kõigist nendest valdkondadest üritatud küsimusi välja mõelda. Ja need küsimused nad ei ole naljaga küsimused, et nad on kõik nagu tõsised küsimused, aga on üritatud mõelda siis, või me oleme üritanud mõelda selliseid küsimusi, mis oleks kuidagi nagu konksuga või kuidagi, kus see vastus ei oleks ilmselge või kus see vastus ei oleks õpikust ühe klõpsuga leitav. Küsimustel on kõigil, tähendab, igaühel on üks õige vastus, ei ole mitut, ja nende vastuste kohta või küsimuste kohta ja ka selle kohta, et miks see vastus õige on või et oled sa ikka kindel, et see vastus on õige. Et selle kohta siis julgustan, ma silmanurgast näen, et chatis juba keegi ütleb, et küsida võib, ma kordan ka üle, et küsida võib ja julgustan küsima ja üritan siis ka sellel chatil silma peal hoida või kui mul see ei õnnestu, siis äkki Maimu aitab ja katkestab mind, kui on vaja mõnele küsimusele vastata. Ehk siis küsimusele minu küsimuse kohta. Nii, aga nüüd, kui keegi tahab Eiki kohta küsida, siis praegu oleks äkki sobiv koht. Kas eesti keele sõnavara kasvab või kahaneb praegu? Kasvab ja väga kiiresti. Seda kahanemist ei oska tegelikult isegi hästi ette kujutada, et kuidas saaks ühe keele sõnavara kahaneda. On küll selliseid sõnu, mis kaovad käibelt. Need on enamasti sellised sõnad, mis viitavad asjadele, mis kaovad käibelt. Mingisugused põllumajanduse tööriistad või mingid tööstuslikud meetodid, mida enam ei kasutata. Et nende tähistamiseks mõeldud sõnad kaovad jah käibelt, aga neid on äärmiselt vähe võrreldes uute asjadega, mis tulevad. Et tulevad ju uued põllumajanduse tööriistad, tulevad uued tööstuse meetodid ja neid tuleb väga kiire tempoga juurde ja samas tempos siis kasvab ka eesti keele sõnavara. Nii, aga kui keegi praegu rohkem midagi sellist üldist küsida ei taha, siis äkki Maimu saad käivitada selle viktoriini. Ma siis katsetan käivitada, hoian pöialt siin, löön oma pooli lahti ja siis, mis ma siin ruttu vaatan. Mina näen niimoodi, et mul on esiteks 10 küsimust. Võimalikult need kõik tulevad korraga nähtavale, aga vaatame, mis juhtub. Igal juhul nendele saab ikka vastata. Nii et ma panen siis kõigile näha, vaatame, mis tuleb. Nii, et kas rahvas näeb... Tarvi, näed sina ka esimest küsimust praegu? No, mina näen seda sama host'i vaadet, eks ole, et ma näen tulemuste kokkuvõtet, ma ei näe vastamise kohta. Aga kas keegi osalejatest palun kinnitaks, et ta näeb vastamise kohta? Ja ma sain administraatori käest põhjal püsti, et rahvas näeb. No nii, siis kas äkki, kuigi nad on korraga ekraanil, kas käime nad äkki ikkagi ühekaupa läbi ka? Just. Et esimene küsimus, kas ananassi mahl kirjutatakse kokku või lahku? Ja vastuse variandid on kokku, lahku või nagu kirjutaja soovib. Seda viimast võiks veel ka ümber sõnastada, et oleneb, mida kirjutaja öelda tahab või oleneb, kumba kirjutaja mõtleb. Nii, et rahval on võimalik oma valikuid nüüd teha. Oleks hea, et esimese küsimusele keskenduda. Ma praegu ei näe, et siia tuleb juurde küsimusi ja ma võib-olla küsin administraatori käest ka abi ja nõu, sest praegu ma näen 0 vastuseid.
Mina näen ka 0 vastust. Administraator kinnitab, et kõik on okei, et võib-olla asi on, et ma näen, et siin on 10 küsimust ja kui ma vajutan oma end pool nupule, ma arvan, ma tühistan, et ma siis tühistan, paistab, et hakkavad tulema, et las rahvas vastab nendele 10 ja siis neid võib ükshaaval siis pärast läbi võtta. Ja, kas sel juhul, tähendab, kuna ma näen, et inimesed vastavad juba kõigile, et siiski on niimoodi, et ma ei hakkagi neid praegu ette lugema, vaid siis anname inimestele natuke aega vastata. Ma usun, et vastused ikka tulevad meile kõigile näha, kui ma teen nähtavaks, sest et see on, mis selle pooli mõte on. Ja. Ma jätan natukene aega veel, et kuna siin on 10 küsimust, et võib-olla inimestel läheb natukene aega veel lugemisega. Mina näen, 2 inimest 26 on osalenud. Nii et 2. Nii et see ja meil et osaleja peab kõik ära vastama ja siis saab korraga saata. Kas äkki on niimoodi? See on ka võimalik. Igal juhul palve on, et me usume, et rahvas ikka näeb neid küsimusi, et palun vastake need 10 küsimust ära. Ma näen nüüd, et siin on 3 vastajat vähemalt olnud. Et ma tean, et meil on üle 20 liitujad praegult, nii et neid vastajaid võiks rohkem olla. Ma näen nüüd 5. Ja. Ilmselt on jah niimoodi, et kõik küsimused tuleb vastata korraga. Ja, et kinnitus tuli administraatori käest, et tuleb kõigile 10 vastata. Ja et ma ootan mõni minut veel, et lugemisega läheb aega. Ja siis vaatame, et mul oli kui ma neid küsimusi sisse toksisin selle pooliks, siis oli mul päris huvitav neid vaadata ja mõne küsimuse suhtes ma nii-öelda kratsisin ka pead, et kumb see nüüd on, nii et see pakkus niisugust võistlusrõõmu tunnet, et mis need vastused võiksid olla. Nii, ma varsti panen selle 10 küsimuse poolimise kinni. Ma loen 3, 3, 2, 1. Kuule, oot ära pane. Oot, Arvi tahab veel. Sest tuleb Arvo ei toeta seda. Arv näitab. Inimesed ilmselt hakkavad varsti 10. jõudma ja siis vajutavad varsti send ja siis ongi. Okei. Ma liiga kiirustan siin. Ootame veel natukene. Praegu on juba 10 tükki. Siin chatis ma näen, on mõni küsimus veel kerkinud juurde, et nii kaua kui me ootame vastuseid. Vaatame, mis siin veel on. Esimene vastati. Järgmine on, kuidas venelaste eesti keele õppimise olukord on, kas olukord on positiivne? See on üsna oleneb inimesest. On eriti kui selliste haritumate ja pigem mitte kuskil Ida-Virumaal elavate, pigem kuskil eestikeelses keskkonnas elavate haritumate venekeelsete inimestega rääkides, nad räägivad väga head eesti keelt. Ja see on nagu kasvanud ja see on tundub isegi, kui liikuda mingisuguses, ma ei tea, ettevõtjate või teadlaste või ka ametnike seltskonnas ja kui seal on vene nimega inimene ja hääle järgi kuulda, et ka emakeel on vene, siis ta räägib ikka väga head eesti keelt üldiselt ja ta räägib seda hea meelega ja
mitte mingeid probleeme seal ei ole. Samas kuuldavasti, ja ma ütlen kuuldavasti, sest ka minu suhtlusringkond on paraku ühekülgne, et ma ei käi iga päev päris igasuguste inimestega suhtlemas, siis kuuldavasti on palju selliseid inimesi, kes endiselt ei räägi sõnagi. Kuigi nad on koolis mitu aastat õppinud seda ja endiselt ei saa mitte sõnagi aru, nagu tere, head aega ka mitte. On üks prominentne koolijuht, koolidirektor Lasnamäel, Tallinnas, kes saab pidevalt Keeleameti käest trahve selle eest, et ta ei oska eesti keelt ja seda juba aastakümneid ja endiselt saab neid trahve, et ilmselt väga oleneb inimesest. Siis kas eesti keele kõnelejate arv kasvab või kahaneb? Jah, kaks eraldi küsimust, et kas eesti keele kõnelejate arv ja kas eesti keele emakeelena kõnelejate arv. Eesti keele emakeelena kõnelejate arvu kohta ausalt öeldes ei oska öelda. Et see on rohkem küsimus sinna kuhugi rahvastikuregistrile või ka nüüd kohe tuleb rahvaloendus ja sinna ilmselt sealt saab ilmselt sellele vastuseid. Ja see on ilmselt seotud sellega, et praegu umbes paarkümmend aastat tagasi oli sündimuses niisugune madal koht. Pärast seda see on jälle kasvanud, aga ma ei oska peast öelda ega isegi mitte oletada, et kuidas see on mõjutanud eesti keele kõnelejate arvu. Ma oletaksin, et kuna see madal koht või see miinimum on nüüd möödas, et siis pärast seda see peaks jälle kasvama, aga vabalt võib olla, et selle miinimumi ajal kukkus suhteliselt kaugele alla. Ja eesti keele kõnelejate arv üldse, ma arvan, et kasvab jõudsasti, sellepärast, et lisaks enne mainitud vene keele kõnelejatele on viimasel ajal tulnud üsna palju muude emakeeltega inimesi Eestisse. Sealhulgas väga palju just neid haritumaid või intelligentsemaid inimesi. Ja nad õpivad eesti keele ära väga kiiresti. Just äsja rääkisin ühe keelefilosoofiga, kes on Eestis olnud mõned aastad ja räägib ka täiesti ilusat eesti keelt. Ei soovinud inglise keele peale üle minna, kuigi mulle tundus, et minu inglise keel on parem kui tema eesti keel, aga pidas vajalikuks hoolega eesti keelt kõneleda ja sealjuures isegi vältida ingliskeelsete sõnade kasutamist seal eesti keele sees. Nii et selliseid inimesi tuleb väga kiires tempos juurde ja nad õpivad eesti keele väga kiiresti ära. Selles mõttes nagu eesti keele kõnelejate kogu arv, ma arvan, kindlasti kasvab. Siin on veel üks küsimus, kas slängide uurimine jätkub ja mis on viimased uurimised sel alal, kui neid on? Ma ei tea, et jätkuks, aga see võib vabalt olla selle süü, et mina lihtsalt ei tea. Virve Vihman, kes tuleb siia ka esinema Metsaülikooli, uurib noorte keelt, aga kas just konkreetselt slängi keegi uurib, ma paraku lihtsalt ei tea. Vabalt võib olla, et teen kellelegi uurijale liiga, et kui ta kuuleks, et ma ei tea, et ta uurib, siis ta oleks mu peale solvunud. Ja siin on veel üks küsimus või ja pärast seda me võiksime siis vaadata, mis need vastused on. See küsimus on järgmine. Kuivõrd olete rahul eestikeelse IT-tehnoloogia arenguga? Üsna rahul ja siin ilmselt küsija on mõelnud seda, et see kasutajaliides oleks eesti keeles. Mis hakkas kunagi 90ndate keskel pihta ja see on praegu niisuguses stabiilses rutiinses seisus, et nagu standardvariant Eestis on kasutada eestikeelset. Muidugi leidub inimesi, eriti minu põlvkonnas ja vanemaid, kes on üles kasvanud ingliskeelsega ja seetõttu eelistavad ingliskeelset. Aga sellega tundub olevat kõik umbes nii hästi, nagu ta saabki olla, et kõik asjad on enam-vähem saadaval ja
ja kasutatakse. Ja samuti on praktiliselt otsa saanud pahandamine eestikeelse IT-terminoloogia üle. Et need, kellele ei meeldi, need ei kasuta, kellele meeldib, kas kasutavad, aga sellist suurt poleemikat nagu ei ole. Ja üks juba ootab, et kus need vastused on. Nii, et ma parengi, ma nüüd löön lahti. Ja nüüd ma jagan neid vastusid nüüd rahvaga. Share results, vajutan. Ja nüüd peaks kõigil nähtaval olema. No nii, käime nad siis ükshaaval läbi. Kas ananassi mahl kirjutatakse kokku või lahku? 71% on arvanud, et kokku, 24% et lahku ja 6% ehk siis üks inimene, et nagu kirjutaja soovib. Ja õigeks loeksin selle viimase, et nagu kirjutaja soovib, sest nad lihtsalt tähendavad erinevaid asju. Kokku kirjutatud ananassi mahl on mahlatüüp, et mis sorti mahl. Ja lahku kirjutatud ananassi mahl on, et mille mahl. Näiteks ühe konkreetse ananassi mahl. Kui retseptis oleks näiteks, et võtke ananas, pange pressi vahele ja siis selle ananassi mahl kallake sinna kaussi ja selle ananassi see järele jäänud osa kallake sinna teise kaussi, et siis selle koha peal oleks ta lahku. Ja sõltub sellest, sageli öeldakse, et sõltub kontekstist või sõltub lausest või sõltub sellest, kus see sõna on. Sellega ma ei tahaks nõus olla, et ta sõltub ikka sellest, mida kirjutaja öelda tahab. Kui ta tahab öelda, et seda tüüpi mahl kallake sinna kaussi, siis on kokku ja kui ta tahab öelda, et selle ananassi mahl kallake sinna kaussi, siis on lahku. Ja veel kord julgustan, et kui keegi mu selgitusega nõus ei ole või tahab lisa küsida, siis chatti. Millist lauset ei saanud Kõõt Vargamäel Andresele öelda? Ja see on asi, mille ma pean igaks juhuks järele vaatama. Jah, õige on, et mida sa seal kohtus saavutad. Ja põhjus, miks ta ei saanud seda öelda, on, et sõna saavutama on tehtud hiljem, kui Tammsaare selle teose kirjutas. Või tähendab see periood, mille kohta see teos käib. Et sõna saavutama laenati soome keelest alles 20. sajandil. Seetõttu Vargamäe tegevuse ajal ei saanud seda lauset või seda sõna sisaldavat lauset öelda. Nii, et see oli kavalusega küsimus. Jah, ja jällegi see on olnud kõige ebapopulaarsem vastus, see õige vastus. Milline Eesti küla on valitud ristsõna pealinnaks? Ja see on, jällegi mina ei ole isiklikult niimoodi kontrollinud, aga väidetavasti on selline valimise sündmus tõesti aset leidnud, et ristsõna lahendajad tulid kokku ja valisid ristsõna pealinna ja see on A küla, mis on Virumaal mere ääres. Ja pealinn sellepärast, et kuna ta on nii lühike ja kummaline nimi, siis teda läheb ristsõnas kogu aeg tarvis. Et kui on 2 tähega küla Eestis või küla Virumaal või midagi sellist, et siis on üsna kindlasti A. Ma jäin mõtlema, et võib-olla, et inimesed vaatavad ahaa, et siis A, et on vastus käes. Ei, pigem seda, et kui selle ristsõna koostaja peale, et ta üritab neid ruudukesi klappima saada ühtepidi ja teistpidi ja siis üsna sageli on niimoodi, et 2 A-tähte on kõrvuti, ja siis saab sinna panna küsimuse, et küla Eestis. Just oma lühiduse pärast. Siin on tegelikult, kui nüüd natuke minna sinna, et miks keel niisugune on või kuidas keel toimib, et siis võib ju korraks mõelda selle peale, et kui suur on tõenäosus, et 2-täheline külanimi on A, võrreldes tõenäosusega, et 4-täheline külanimi on Ikla või ka Uulu.
et see kahetähelisi külanimesid on, kui keegi viitsib arvutada, kui mitu korda vähem kui 4-tähelisi. Et selle poolest see A on levinum. Sagedustega seotud järgmine küsimus, mis on eesti keele kõige sagedasem sõna? Ja siin paraku jälle kõige ebapopulaarsem vastuse variant. Need vastuse variandid on mina, ei ja olema. Ja siin ma praegu taipan, et äkki oleks pidanud täpsustama, et on mõeldud ka koos kõigi vormidega. Et mina, minu, mind, minusse, mulle ja nii edasi. Siis õige vastus on kõige ebapopulaarsem ehk olema. Ja olema moodustab lausa 5% suvalise teksti sõnade arvust. Seda on väga palju. Siis mida tähendab Lõuna-Eesti murdesõna perepütt? Ja siin on nüüd selles mõttes hea tulemus, et populaarsem vastus on õige. Et tõepoolest jätkupidu ehk aftekas või inglise afterparty. Ja seal käis see peamiselt pulmade kohta. 6. küsimus, kes võib eesti keelde sõnu juurde teha? Siin on väga hea meel näha, et kõige populaarsem vastus on ka õige või tähendab, et õige vastus on kõige populaarsem. Et eesti keele kõnelejad. Iga eesti keele kõneleja võib vabalt teha eesti keelde sõnu juurde. See on muidugi seotud natuke sellega, et kuidas sõna on defineeritud, et mis asi on sõna. Ja tuletame meelde seda olema küsimust, et kas on ja olime on üks ja seesama sõna kahes eri vormis või on need kaks erinevat sõna. Levinud praktika eesti keeles on see, et morfoloogia ehk siis käänamine, pööramine käib ühe sõna kohta, aga tuletus ja liitmine tekitavad uusi sõnu. Ehk siis näiteks minema, lähen, läksime, on mindud, need on kõik üks sõna. Need on sõna minema vormid. Aga minemine kui tuletis on omaette sõna. Ja neid samu tuletisi ja liitsõnu saab igaüks vabalt juurde teha ja ma oletan, et ka kuulajatest igaüks on seda kunagi elus teinud, et kasutanud mingit sellist tuletist või liitsõna, mida mitte keegi eesti keele kõneleja ei ole varem kasutanud. Mis jook on kesva vesi? Variandid viski, kasemahl ja õlu. Viskit ei ole keegi pakkunud, aga paraku õige on nendest pakututest vähem populaarne ehk siis õlu. Milline sõna sobib lünka? Pood on suletud. Kas vabandame või vabandage või mõlemad? See on nüüd asi või see on näide sellest, kuidas EKIs tehakse teadustööd, sõnastike ja keelenõu soovituste toeks ja just äsja on ilmunud Liidia Raadiku tolle hetke nimega artikkel sellest, et kasutusel on mõlemad ja see, et parem on peetud vabandame võõrmõjuliseks, see põhineb ainult ühel konkreetsel, ühe uurija põhjendusteta väitel kunagi 50-ndatest. Et kunagi keegi väitis niimoodi ja sellest on siis nüüd aastakümneid võssis olnud, et vabandame on vale, vabandage on õige. Tegelikult kasutatakse mõlemat, vabandame on oluliselt sagedasem ja seetõttu siis nüüd selle uurimistöö tulemusena on ka Vessis kirjas, et mõlemad on täiesti sobilikud.
9. küsimus. Milline järgmistest on soome-ugri keelte hulk kuuluv keel? Mäemari, jõemari või metsamari? Ja siin tõepoolest Mäemari on õige vastus, jõemari, metsamari ei ole. Mäemari kõrval on veel Niidumari ja jälle rõõm näha, et õige vastus on kõige populaarsem olnud. Mida tähendab pulma soome keeles? Kas pulmad, suur õnnestumine või raske probleem? Ja siin jällegi on kõige rohkem öeldud õiget vastust ehk siis probleem. Ja see on üks nendest toredatest sõnadest, mis sugulaskeelte vahel on sama või sarnane sõna, aga tähendab kuidagi koomiliselt teistsugust asja, et mis ühe jaoks on suur õnnestumine ja uue elu algus, see teise jaoks on raske probleem. Nii, aga nendega nüüd, nende 10 küsimusega oleme ühel pool. Maimu, kuidas ajaga on, kas võtame järgmised? Ma praegu mõtlen, et kas proovime veel teha või meil on veel loos läbi viia, mis ei võta nii väga pikka aega, me proovime järgmist. Võib-olla ma usun, et järgmine läheb kiiremini ka, võime kiiremini ka teha, nii et ma panen siin asjad kinni ja ma katsetan. Kas sa nägid, et Allan Seimil on käsi püsti? Ma siis küsin, Allan, ma annan sulle sõna, et siis sa võid ka rääkida. Allan, mida sul meile head rääkida on? Loodan, Allan, et ma praegu tegin nii, et sina saad rääkida. Ja, mis oli vastus number 5? Et korrata, mis oli vastus number 5? Ja, palun. Ja, mida tähendab lõuna-eesti murdesõna perepütt? See on jätkupidu ehk inglise afterparty. Ja seal oli see kasutusel peamiselt pulmadega seoses. Pulmad olid väga pikad, mitmepäevased ja siis pulma järel istuma jäämine sinna peopaika, et see on siis perepütt. Ja mu teine küsimus on, kas teie näete meid ka praegust? Tähendab siin ekraanil. Osaliselt me näeme küll, et kes see räägib, et me saame valida ja vastata. Aga te ei näe meie nägu? Ei näe, see ei ole. Okay. Nii et aitäh, Allan. Palun. Okay. Kuni sa käivitad seda järgmist juppi. Ja, ma vaatan, kas ma saan manada nüüd selle järgmise. Ma näen number 2 ja ma lasen käiku sama viisi kui eelmine kord on 10 küsimust, palun vastake ja siis ma panin nüüd nähtavaks kõigile. Palun vastake ja siis me ootame natukene aega ja siis anname vastused. Ma nii kaua räägin chatist leitud küsimustest. Üks on rohkem nagu kommentaar. Loen ette. Tähelepanu slängi teemal edasi. Pagulaseestlaste hulgas puudus släng ja keel seetõttu jäi nagu vanemate keeleks. Arvan, et umbes 25 aasta eest ilmunud slängi leksikon lõi lainet mitmete hulgas, vähemalt Kanadas. See on hästi tore tähelepanek, aitäh selle eest. Aga mina jällegist ei ole just 100% nõus, ma leian, et meil tekkis küll oma släng, aga ta ei olnud see, mis Eestis oli. Jah, no see on üsna ootuspärane, et ta ei ole sama, mis Eestis. Juhul, kui need keelekollektiivid on omavahel suhteliselt isoleeritud. Aga sellel tundub äkki ka olevat tõepõhi all, et väiksemas keelekollektiivis on slängi keerulisem tekkida. Kas võiks äkki niimoodi olla? Ja, mina nõustuksin sellega küll. Võib-olla keegi teine soovib kommenteerida selle kohta. Või üldse igasugusel eri kujudel? Ma teangi näiteks oma peres, mina, kes olen Thunder Bay Ontarios sündinud, meil olid sellised
lapse sõnad tekkinud, mida meil jäi alles. Näiteks üks näide on, et lapsena vist mina ei osanud öelda magus jäätisele ja sellest tuli masu ja meie släng jäätisele kodus oligi masu, et sööme masu. Nii et ma arvan, släng ikka tekib, aga mina kaldun arvan, me siin väljapool Eestit mõtleme, et kui see oli Eestis tekkinud, et see nagu ei ole õige või korralik. Niimoodi, ja. See on ka huvitav keelesotsioloogiline tähelepanek ja seotud inimeste hoiakutega oma keele suhtes, muuhulgas selle hoiakuga, et minu keel või ka minu släng, et sellel on nagu midagi viga, et ta ei ole Eestis tehtud ja seetõttu ta ei ole nagu õige. Kui küsimustele tähelepanu pöörata, ma näen, siin on veel küsimus, küsin uuesti, kas emakeelena kõnelejate arv väheneb? Ja ma paraku tõesti ei tea. Seda, ma arvan, et rahvastikuregister oskaks seda kohe öelda ja nüüd kohe tulev rahvaloendus annab sellele siis võrreldes eelmise rahvaloenduse tulemustega vastuse, aga mina peast vastust lihtsalt paraku ei tea. Ma oletaksin, et praegu momendil on tõusutrend, aga kui vaadata pikemat trendi, siis ma ei tea. Ma näen, et see, kes esimese küsimuse küsis slängi kohta Viive Torgi poolt ja ta täiendab, et tema mõtleb rohkem intiimkeele ja ropendamise peale ka, mida vanemad ei õpeta lastele, näiteks tänavakeel. No jah, just nimelt, et kui on vist ju niimoodi, et Kanadas ei õnnestu tänaval eesti keelt väga rääkida. Ei, mitte väga tihti. Jah, et see tänavakeel ei saa seal välja kujuneda. Et tänavakeel on mingisugune inglise keele variant. Siis asukoha keele. Ja jah, tõepoolest, et siis kujunevad välja need perekonna slängilaadsed asjad. Kindlasti igaüks oskab oma perekonnast öelda, ma hakkasin endamast mõtlema, aga praegu moment ei tule küll pähe, aga kindlasti ka selliseid, kus mõni lastest on kunagi midagi valesti kuulnud, kuidagi omamoodi kasutama hakanud ja siis see ongi jäänud külge. Aga jah, seda tänavalt tulevat tõepoolest ei saa juhul, kui tänaval ei räägita eesti keelt. Aga see oli minu jaoks tore tähelepanek, et kuidas see sõnastus oligi, et jah, tegelikult nüüd ma vist saan kommentaarist aru, nüüd ma saan paremini ja teistmoodi aru, et minu esimene arusaamine oli see, et slängide olemasolu on keele elus püsimise jaoks vajalik. Et mulle see mõte nagu täitsa meeldiks, et samamoodi nagu eluslooduses on mutatsioonid vajalikud selleks, et liik elus püsiks ja areneks, samamoodi on ka keeles vajalik, tähendab siis elusas suhtlemiseks kasutatavas keeles, mitte nagu sanskritis või ladinas praegu. Elusas keeles on vajalik, et seal toimuks pidev katsetamine, uuendamine, et noored räägiksid tänaval teistsugust keelt kui kodus, et nad prooviksid uusi lahendusi, et nad prooviksid, kas äkki inglise keel töötab paremini ja sellega siis, juhul kui selgub, et töötab, siis nad rikastavad sellega ja juhul kui selgub, et ei tööta, siis jäetakse see lahendus kõrvale samamoodi nagu mutatsioonidega ja evolutsioon. Kui juba slängist oli juttu, siis ma saan aru, et on ka slängi, mis Eestis tekib ja ei jõua kas näiteks sõnaraamatusse või kuskile laiemale pinnale. Üks näide ma annan, et minu ema, kes sündis vabariigi ajal, tema kasutas sõna kerendama ja
ma mäletan, minu abikaasa vaatas imeliku pilguga ta peale, mis sõna see on. Sõnaraamatus ei ole niisugust sõna, mis kerendamine, mis on tema pidas, et kui sa sööd või tema kandis ilmselt nii räägiti, aga see sõna kunagi ei jõudnud kuskile sõnaraamatusse ilmselt. See võib ka murde taustaga seotud olla. Ma ei tea, minu vanaema pesi käsa näiteks, Võrnust pärit, mitte käsi, vaid käsa. Või siis Võru kandis toitu mitte ei närita, vaid säkutatakse. Ja ka on keeruline sõnastikust leida neid variante. Aga vastused äkki on valmis, et eelmine kord ka 15 inimest vastas ja praegu on 15 vastanud. Jaa, et 16. Meil oli üks 17 varem ka, aga ma ei tea, kas 17 on ka käes. Nii et ma... Hakkame neid siis vaatama. Hakkame vaatama. Panin lõpu peale. Nii ongi esimene. Milleks on vanasti kasutatud peerubalsamit? Nahasugeluste raviks. Ja see nimetus on pärit sellest, et algne nimetus oli perubalsam. Ja siis rahvasuus muganes peerubalsamiks. Paljud Eesti elanikud muutsid 30. aastatel oma perekonna nime eestistamise käigus. Ja siin õige vastus on kõige levinum iga 5. Ja see on lihtsalt nagu statistika tulemus, seda ei oska kuidagi rohkem kommenteerida. Kust pärineb väljend silm silma hammas hamba vastu? Jah, ülekaalukalt on arvatud, et piiblist ja see on ka õige vastus. Mis on olnud Tallinnas Nõmmel asuva Hiiu asumi nime aluseks, et kust see nimi tulnud on? Ja õige on esimene vastus, et esimene elanik oli hiidlane, kes nimetas koha Hiiu külaks ja ajapikul lühenes nimi Hiiuks. Kõige levinum vastus oli, et seal asus omal ajal pühapaik ehk Hiis, mis paraku ei ole õige. Siis äkki oleks olnud ka Hiie, juhul kui see Hiie järgi oleks pandud, aga praegu on Hiiu. Kes on käolehm, kas kängu jäänud lehm, lepatriinu või kodukakk? Õige vastus on lepatriinu ja sellel populaarsel putukal on olnud väga palju muid nimesid ka. Kas vabadussõda kirjutatakse suure või väikse algustähega ja ma ei tea, kas siin nüüd on selle ananassimahla eeskuju, aga ülekaalukalt on arvatud, et oleneb, mida kirjutaja mõtleb ja tõepoolest suurega kirjutatakse päris nimi, väikse kirjutatakse üldnimi ja see on konkreetselt vabadussõda on teema, mis küttis kirgi sel ajal, kui Emakeele Seltsi keeletoimkond seda arutas ja siis ajaloolased olid väga pahased, et kuidas ometi võib sellise püha asja väikse tähega kirjutada. Aga tegelikult on ju niimoodi, et see Eesti vabaduse eest peetud sõda natuke üle 100 aasta tagasi ei ole üldse mitte ainuke vabadussõda, et vabalt võib olla, et kuskil teises riigis on mingil muul ajal peetud oma vabadussõda või et kuni selleni välja, et kuskil klassis üks koolikiusamise all kannatav rühmakene peab oma vabadussõda ja need on ilmselgelt väikse tähega. Et vabadussõda väikse tähega on lihtsalt suvaline vabaduse eest peetav sõda. Vabadussõda suure tähega on siis see konkreetne sündmus, millele on harjumuspäraselt nimeks pandud vabadussõda. See, et nad juhtumisi niimoodi häälikuliselt koosseisult kokku langevad, see on kõrvaline. No see on umbes nagu ma võin oma kassile nimeks panna kass ja seejärel hüüda seda kassi kas tema liigilise kuuluvuse järgi väikse tähega kassiks või siis tema nime järgi suure tähega kassiks, kuigi loom on sama tegelikult. See on väga hea näide. Ehk siis ühel vabadussõjal on nimi vabadussõda. Ühel väikse tähega vabadussõjal või ühel väikse tähega vabadussõdadest on nimi suure tähega vabadussõda.
kuidas on mitmusosastava vorm sõnast vesi? Neid veid, neid vesisid või neid vesi ja tõepoolest kõige populaarsem vastus neid vesi on ka õige. Ja see on siia küsimuste hulka pandud sellepärast, et see tekitab nagu võõristust ja see tekitab isegi näiteks minus võõristust, et ma tean, et see on õige, ma ei oskaks moodustada mingit vormi, mis mulle rohkem meeldiks, aga see vorm on niisugune, mida nagu hästi ei kipuks kasutama, et pigem teeks lause ümber niimoodi, et mul ei ole tarvis mitmusosastavat sõnast vesi. Ütleks näiteks neid veekogusid või midagi niisugust. Kui pikk on kõige pikem lause, mille saaks eesti keele reeglite kohaselt põhimõtteliselt moodustada? Kas 180 sõna, 17 osa lauset või lõpmata pikk? Ja peaaegu kõik on vastanud lõpmata pikk. Tõepoolest, teoreetiliselt võib olla lause ükskõik kui pikk, kui saab ju teha näiteks niisugust lauset, et mees läks üle silla, mille all voolas jõgi, mille nimi oli Pärnu jõgi, mis pandi talle 17. sajandil, mis oli see sajand, millal toimusid need sündmused ja nii edasi ja nii edasi. Et see on lihtsalt üks niisugune lihtne, rutiinne näide lausest, mis võib minna lõpmatult edasi. Tegelikult on lause pikkus piiratud ainult inimese kognitiivsete võimetega, et näiteks viimane piir on see, et kui pikka lauset, kui inimene kogu elu loeb ette ühte sedasama lauset, et siis kui pikka lause ta suudab ette lugeda umbes 90 aastaga. See on tegelikult ainuke piir. 9. küsimus. Onu tähendab tänapäeval nii ema kui ka isa venda. Varasemal ajal tähistas onu pigem ema venda ja isa venda nimetati teise nimega. See on lell, käli või kõuk ja kõige vastus on jälle ülekaalukalt kõige levinum lell. Mida tähendab ütlus selge nagu seebivesi? Kas asi on selge, asi on segane või emba kumba? Ja siin on väga ülekaalukas vastus, et asi on segane, aga tegelikult kui vaadata, kuidas tegelikult kasutatakse, siis kasutatakse mõlemas tähenduses. Ja see on näide sellest, kus sõna või väljendi tähendus võib muutuda lausa vastupidiseks. Veel üks hästi tuntud näite on lehkama, et kui Koidula kirjutas, et mu lehkab isamaa, siis tema mõtles seda positiivsena ja praegu tundub see üsnagi negatiivsena. Ja see ka, et selge nagu seebivesi, algselt on mõeldud jah, et ta on sama vähe selge nagu seebivesi, aga kuna sellel sõnal selge on nii tugev tähendus, et see nagu seebivesi, seal inimesed nagu ei mõtle selle peale, et mida see metafoor tähendab või mida selle võrdlusega on tahetud öelda ja vaatavad, et selge nagu seebivesi, see tähendab selge. Nii, sellega on ka need küsimused ühel poolst. Nüüd võiksime ühe loosi proovida läbi viia ja ma olen kirja pannud inimeste nimed, kes siin osa on võtnud ja ma olen väga tänulik rahvale, et ei ole ühtegi kordavat nime. Et siin on ainult üks Liisa ja üks Maret ja üks Liivi. Nii et ja teised nimed ka. Paljud on pandud oma esinimed, nii et kui me teeme loosi viime läbi, ma olen pannud numbrid iga nime kõrvale ja et siis, kui me oleme loosi teinud ja meil on võitja, et siis ma palun, et kas te minule isiklikult või siinsamas chatis annate teada, et mis see perekonnanimi on, et me võime siis asja teile toimetada. Nii, et mida ma siis teeksin on, et mul on siin 23 nime ja et ma paluksin Arvi, kui sa teeksid mulle selle au, valiksid ühe numbri
ja need nimed ei ole mingit tähestiku järjekorras, nii et võib vabalt mingi numbri valida. Ja mis see võit on, ma ruttu ütlen, meil on 2 Metsaülikooli T-särki ja need on ainulaadsed särgid, sellepärast et ma õieti panen selle pooliga kinni, meil pole seda praegu vaja ja panen nii ja siis ma toon enda nägu ka nähtavale, et ma muidu siin karbist räägin. Et ma näitan ka, mis selle disain on. See on õieti see on minu õe tehtud õieti kunstitöö. See esines Metsaülikooli jõulukaardi peal ja neid särke ei ole rohkem kui ainult mõned, nii et see on ainulaadne võit. Meil on 2 särki, mida me annaksime loosile ja et Arvi, palun vali 2 numbrit. 3 ja 17. 3 ja 17. Esimene võitja on Allan Sein, kes esitaski küsimuse siin varem oma häälega. Ja siis teine võitja on Merike. Nii et kui Merike annaks mulle märku mingil moel, kas siin samas chatis või kui saab metsaülikool.jk@gmail.com'ile kirjutada kuskil, siis saate võidu kätte, ma siis toimetan teile. Nii et aitäh teile osalemise eest. Meil on siin mõni küsimus veel, kui viitsid veel vastata. Kas see on küsimus või kommentaar? See selgub Toomas Eikenbaumi käest, et sel suvel Hiiumaal olles ma sain teadlikuks, et Hiiumaa endine nimi oli Tägö või Tägö ja vist see sõna nimi vist saksa või rootsi päeva või taag sõnast. Kas on midagi selle kohta rohkem öelda? Jah, ma ei oska. Ja kui ei tea, sellega pole see rohkem ajalugu. Ei tea, aga ma kohe leian kohanime raamatu lingi. Ja juba leidsin lingina. Läheb aeg, et otsin sealt taga, et äkki seal on midagi öeldud. Ja muide Eppa Alatalu, kes on ka üks osaleja siin, teatab, et tere Toomas, Hiiumaa on tõesti, mul see nihkus lugemise ajal. Vaatan, mis proovin kätte saada Eppu vastuse. Tere Toomas, Hiiumaa on tõesti päevasaar ehk Tagö. Vormsi on Ussisaar ehk Ormsöö. Muhumaa on Kuusaar. Nii et aitäh Epp selle eest. Ja siis Käbi Lokk küsib, et mis on kali ja kouk? Võib-olla võid seda lahti selgitada. Nüüd jäin vahele, ma ei tea. Kalimees ma olen kuulnud küll. Kas ei olnud ühes küsimuses käli ja kouk? Jah, käli ja kouk. Ja need olid valed vastused, aga mida nad tegelikult tähendavad? Käli peaks olema äkki naise vend või midagi niisugust. Me saame guugeldada pärast ka selle kohta. Nii et Eesti Keele Instituudi direktor ei pea kõik sõnad teadma. Ei, loomulikult mitte. See on jälle üks niisugune tore nähtus keeles, et inimeste, eriti täiskasvanud inimeste sõnavara ulatust on väga keeruline hinnata. Just, ja siis täiendab siin Eesti rootslastel on palju ranna ja saare nimesid tõlgitud. Ja siis Tauno Mölder pakub veel käli on naise õde ehk naissoost abikaasa õde. Aga mitte vend. Aga mitte vend siis. Jah, siis need teadsin valesti, aga võt kõuku ma isegi ei oska oletada, mis asi see võiks olla. Need sugulussõnad on äkki, kui keegi alguses küsis, et kas sõnavara hulk väheneb või suureneb, et siis sugulussõnad on ka niisugused,
mida tänapäeval kasutatakse palju vähem või siis ka niimoodi, et mida Põhja-Eestis, ja mina olen Põhja-Eestist pärit, mida Põhja-Eestis on alati kasutatud vähem kui Lõuna-Eestis. Et neid vahetegemise võimalusi on olnud vähem ja paraku kõuku lihtsalt ei tea. Aga selle sõnavara suuruse juurde veel üks huvitav tähelepanek korpuste juurest on, et ükskõik kui suures korpuses, vähemalt seni nähtute hulgas ja seni nähtuid eesti keeles kõige suuremas korpuses on 2 miljardit sõna, mis on juba rohkem, kui üks inimene oma elu jooksul kunagi kohtab. Ja inglise keele korpustes on veel väga palju rohkem. Ükskõik kui suur on korpus, siis ikkagi pooled sõnad seal esinevad ainult ühe korra. Et lausa 50% on selliseid sõnu, mis ei esine rohkem kui ühe korra. Ja seesama käib ju ka ühe inimese elu jooksul kuuldud sõnade kohta. See tähendab, et umbes pooli sõnu, mida täiskasvanud inimene on oma elu jooksul kuulnud, on ta kuulnud ühe korra. Aga siit omakorda järeldub, et 2 inimest, kes just ei ole ühe muna kaksikud, kes on eluaeg koos elanud, on üsna tõenäoliselt kuulnud erinevaid sõnu, mis tähendab, et täiesti vabalt võib juhtuda, et üks täiskasvanud inimene, täiskasvanud haritud, enam-vähem mõistlik inimene teab tuhandete kaupa selliseid sõnu, mida teine samasugune täiskasvanud haritud mõistlik inimene ei tea. Ja see on täiesti normaalne olukord, see tuleneb lihtsalt statistikast ja mitte sellest, et see teine inimene oleks harimatu. Ma ei taha nüüd vabandada, et mina ei ole harimatu, muidugi ma võiksin teada, mis on kõuk, aga et üldiselt on nii, et inimeste teadmised oma keele sõnavara kohta on pehmelt öeldes lünklikud. Keegi pakub siin, ma arvan, Tauno on siin vahepeal midagi otsinud, kõuk on inimese iga mees või naissoost esivanem, isa ja ema, vanemad ja vanaisad ja nõnda edasi. Et kõuk on inimene iga mees või naissoost esivanem. No, mina jällegi panin asu. Ma vist panin valesti. Everyone'ile panema mingi. Selle Taagöö link kohanime raamatus. Lihtsalt, et reklaamida ühte EKI teost, kohanime raamat, kust saab seda sorti asju järele vaadata. Ma leian, et see on raske hääldada üldse see D-A-G-Ö, et ma natukene hakkan. See on siis väliskeele mõju. No, oletan, et tähendab, kuna see on rootsikeelne, siis oletan, et rootsi keele oskus aitaks. Et see kindlasti ei ole see, et sa ei oska eesti keeles hääldada, see ongi rootsi nimi. Ma arvaksin, rõhk võib ka teistsugune olla teises keeles. Ma tahan öelda Taagöö, aga ta on kirjutatud Taagöö. Ta on tegelikult liitsõna, see öö peaks tähendama saart. Taagöö, okei. Taagöö. Just. Mul on võib-olla küsimus, Arvi, sinule, et meil siin on kogukond mujal maailmas ja et kas Eesti Keele Instituudile pakub see üldse huvi, kas Eesti Keele Instituudil on mingeid soovitusi või üleskutseid või midagi, kuidas me võiksime midagi panustada projekte, lihtsalt pakun välja. Ja kindlasti pakub huvi. Kui me Eestis üritame laieneda muude eesti keelte juurde, murretega oleme kogu aeg tegelenud, nüüd järjest rohkem tegeleme sugulaskeeltega, viipekeelega, siis loomulikult meile väga meeldib see, kui eesti keel levib väljaspool Eestit. Või vähemalt säilib nende hulgas, kes seda siiani kõnelevad ja tähtsaks peavad. Nii et igasugune koostöö sel teemal on täiesti teretulnud. Mul on väga hea meel praegu siin olla, väga hea meel, et teie seal olemas olete ja seda asja ajate. Nüüd konkreetseid ettepanekuid mul
et mida konkreetselt koos teha, et mul päris kohe valmis ei ole, aga kui midagi sellist pähe tuleb, siis loomulikult. Ja igal juhul, mis me saame teha, on infot vahetada. Et kui kuskil midagi toimub, kui kuskil on mingisugust abi vaja, ma ei tea, kuhugi üritusele aidata Eestist eestikeelseid esinejaid otsida või midagi sellist, siis hea meelega proovime abiks olla. Ja samuti, kuna keele varieerumine on asi, mida viimasel ajal üha tähtsamaks peetakse, millest ilmselt ka Virve räägib oma loengus. Et siis see, et väljaspool Eestit keel varieerub teistmoodi, on lihtsalt huvitav uurimisobjekt. Et mismoodi käitub keel palju väiksemas keelekollektiivis. Et kui see Eesti oma miljoni või natuke üle miljoni elanikuga on niisugune väga väike keelekollektiiv sellise keele kohta, kus on võimalik, millises keeles on võimalik doktorit kaitsta, teadust teha, riiki juhtida, kõiki neid muid funktsioone, sõjaväelisi käsklusi anda, Euroopa Liidus Brüsselis sõna võtta. Et selliste keelte kohta on eesti keele kõnelejaskond äärmiselt väike. Ja kui siis nüüd vaadata veel väiksemat kõnelejaskonda, mis on Kanada eestlased näiteks või veelgi enam mõne Kanada piirkonna või linna elanikud, kes omavahel suhtlevad, et siis vaadata, mismoodi see keel seal areneb, mismoodi ta areneb teistmoodi või mis on need põhimõttelised erinevused võrreldes Eestis toimuvate arengutega, et see on kindlasti ka teaduslikult huvitav. Okei, ma vaatan, siin on mõni küsimus veel ja võib-olla hakkame siis otsad pisitasa kokku võtma. Siin on Toomas Eikenbaumi käest, et kas äkki olete kuulnud, kas Voice Activated Translation APP ka on eesti keeles olemas? Ei tea. Peaks olema, aga ma oletan, et Google'il peaks äkki olema ja äkki ka Pingil või ka Alibabal või kuskil seal inimestel. Aga ma ei tea ja see tuleb tunnistada on täiesti minu kultuurilünk, et ma ise üldse, ma ei ole kasutanud ka heliga otsingut, ei ole kasutanud heliga tõlkimist. Kuidagi nagu ei tundu nagu niisugune funktsioon, mida mul vaja läheks ja seetõttu ma ei ole teda isegi proovinud. Aga mida praegu teeme, on riikliku masintõlke projekt ja seal küll on juttu ka kõnest kõnesse tõlkimisest. Ehk siis kõigepealt kõnetuvastus, siis masintõlge ja siis kõnesüntees. Ja see peaks, seda teevad, jällegi EKI koordineerib ja teevad Tartu Ülikool ja Tilde eraettevõte, kes moodustasid selle tegemiseks konsortsiumi. Ja see peaks esimeste avalikult nähtavate tulemusteni jõudma septembri lõpuks, kui on see Euroopa keeltepäev oli vist nimi, 30. september. Et umbes sel ajal tehakse niisugune esialgsete tulemuste tutvustamise üritus, aga valmis peaks ta saama, projekti praegune rahastus lõpeb aasta lõpuga ja et siis aasta lõpuks peaks päriselt valmis saama. Et sel ajal kohe kindlasti on. Nii. Ma siis enne kui me lõpetame, ma mainin, et täna õhtul on veel nendele, kes on ilmselt Põhja-Ameerikas ja Eestis magavad kahjuks kell 2 hommikul, aga et Toronto aja järgi kell 7 on meil Urve Karuksi, see on videosalvestus, aga see on 2015 tehtud, see õieti oli mälestamine, aga see on nii südamlikult tehtud luule lugemine Urve Karuksi luuletustest ja tehtud Kotkajärve paadisillal.
ja seal on õige mitu inimest, kes loevad, Anu Lamp, Sirje Kiin, Maarja Lõhmus oli kohal ja mitmed teised kohalikud, Ellen Valter näiteks ja teised. Et tasub vaadata ja et see on ilus võimalus kuulata jälle Urve Karuksi luulet. Ta on siin väga tuntud siinpool Põhja-Ameerikas, eriti Kanadas, üks väga lummavalt kirjutav poetess ja Sirje Kiin täna õhtul räägib meile rohkem, vähemalt tutvustab seda luule lugemist ja et siis võite kõik, kes siin on, osaleda selles ka. Ja kui on tahtmist, siis võime ka, kui inimesed soovivad oma kommentaare chati panna ja mälestusi jagada, siis see on ka teretulnud. Aga ma ütlen suur tänu, Arvi, et võtsid vaevaks meiega ühtuda siin ja samuti, kui on tulevikus rohkem infot, võite meiega jagada. Kotkajärve Metsaülikool hea meelega jagab edasi infot ja kui teil on mingid üleskutseid, me hea meelega jagame neid ka meie rahvaga. Ja, suur tänu veel kord kutsumast ja teiega oli tore. No vot, ma usun, et siis ütleme hüvasti kõigile ja et terve nädalõeti on meil tegevused reedeni välja. Viimane on Ardo Hanssoni 1994. aasta loeng, mida ta ise kommenteerib, mis saab olema päris huvitav ja see video, ma pean ütlema, inimestel on väga liigutav, enamus on meil helisalvestused, mis on vanemad loengud. Aga see on video ja seal on näha hulga inimesi noorena ja siis ka veel armsad inimesi, kes mitte võib-olla, kes ei ole enam meie juures ja et on ilus neid jälle näha. Nii et vaadake kava Metsaülikooli kodulehelt ja kindlasti palun osalega. Meil on Wikipedia lehekülje tegemine homme kell 12 Toronto aja järgi, see on siis kell 7 õhtul Eesti aja järgi ja meil on see hea naljahammas ja keeleteadlane Indrek Park koos Wiki administraatoriga Ivo Kruusamäega, nii et see saab olema lõpus, nad annavad meile lehed kätte ja me siis katsetame kirjutamist. Nii et kõik tere tulnud teistele üritustele ja ma siis ütlen head aega. Suur tänu. Nägemist.